Tere, minu nimi on Ranno. Olen Saku koguduse noortejuht ja ma usun, et praegu me elame väga põneval ajal. Täpselt keegi meist ei tea, mis homme võib juhtuda ja see aeg on tihtipeale selline ettearvamatu. Ja see ettearvamatus võib põhjustada meis hirmu, võib põhjustada meis ärevust, isegi võib-olla kartust, et me ei tea, kas meil homme on töö, kas meil on piisavalt raha, et järgmisel kuul osta perele toitu. Ja ma usun, et neid erinevaid tundeid võib olla väga palju, mis see aeg põhjustab. Kui ma olin 15-aastane ja ma ei olnud veel kristlane, siis minu parim sõber oli ühe pastori poeg. Ja tihti ma olin tema juures külas ja ühel päeval ma nägin ühte raamatut riiulis, see oli piibel. Ja kuna ma ei olnud kristlane, siis ma üldse ei teadnud, et kas ma võin seda lugeda või mis raamat see täpselt on, aga ma salaja ikkagi otsustasin seda teha. Ja see, mis ma sealt lugesin, seda ma tahaks teile praegu ka lugeda. Ja ma usun, et see võiks olla meile kõigile julgustuseks. See on kirjas Vanas Testamendis salmide raamatus ja salm 23 ja loen teile salmid 1-4. Taavet siis räägib sellest, kuidas tal on hea karjane. Räägib sellest, kuidas meil on hea Jumal. Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Haljale asale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse, rööbastesse oma nime pärast. Kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need rööstivad mind. Amen. Kui mina seda lugesin, siis minu elus oli ka palju kartust, oli palju pimedust. Ja kui ma lugesin seda, et ma ei käi seda teed tegelikult üksinda, siis see tõesti trööstis mind ja julgustas mind. Ja ma tahan julgustada sind ka, et usalda oma elu selles ajas praegu Jumala kätte. Ja ma usun, et siis need ettearvamatud ajad ei ole nii hullud. Ma teen sulle väikse väljakutse ja ma tõesti palun, et sa palvetaksid praegu sellel ajal. Mitte ainult enda eest, vaid kogu Eesti rahva eest. Ja vaatame, mis Jumal teha saab.